tere! Tahan teile näidata tasuta joonistusprogrammi. Selle nimi on LibreOffice Draw ja see saab hakkama peaaegu kõige sellega, mida saab teha suuremate ja tuntumate joonistusprogrammidega. Nii et kui te pole just elukutseline kunstnik või disainer, peaks Draw teie antud ülesannetega kenasti toime tulema. Peamine erinevus seisneb selles, et LibreOffice Draw eest ei pea te maksma. See on vaba tarkvara, interneti kogukonna ühise töövili ja seega kõigile kasutajatele tasuta. Nüüd aga näitan teile, mida joonistusprogrammiga Draw teha saab. Selleks, et teha valmis lihtne joonis, näiteks visandada ettevõtte käsuliin, ei ole palju pingutada vaja. Kohe vaatame, kuidas seda teha. Loome uue dokumendi. Kõigepealt peaksime valmis joonistama kastid, mis märgivad ametiposte ettevõttes. Selleks valime tööriista ribalt nelinurga tööriista ja joonistame kastid sinna, kuhu vaja. Kui kastid on valmis, paneme igasse kasti kirja, mida see parajasti just tähistab. Selleks võime kasutada teksti tööriista, aga piisab ka sellest, kui kastil klikkida. Iga töökoha jaoks saame valida oma värvi. Juhatus las olla sinine. Müük punane. Transport roheline. Ja raamatupidaja lilla. On ju ilus, mis? Kui tahame nüüd veel mõne kasti natuke suuremaks venitada, ei nõua ka see ülearu suurt ponnistust. Selleks, et näidata, kuidas ettevõttes informatsioon liigub ning millised üksused milliste üksustega kõige enam koostööd teevad, saame kastid nooltega ühendada. Sai päris ilus, kas pole? Ja lõpuks jääb üle vaid joonistus salvestada ja kui vaja, see ka välja printida. Võib-olla teie sõbrad kasutavad joonistamisel teisi tööriistu ja teil tekib mure, kas nad ikka teie Draw's tehtud töid ilusti avada saavad. Ilma asjata. LibreOffice joonistused salvestatakse formaati, mida on hõlbus teistes programmides avada. Ja sama hõlbus on LibreOffice Draw programmil avada teisi levinumates formaatides joonistusi. Näete, kui lihtne. Head kasutamist!